Tere jälle! Hakkame uuesti ehitama, nagu need viimased 3 osa juba on olnud. 3 või ma ei tea mitu. Igatahes viimased osad ja see läheb edasi kogu aeg ikka. Nii, täna ma käisin hommikul, ostin Soome pappi ja 2 plaati korki. Ja nüüd on plaan selline, et ma olen kunagi varem juba endale ostnud selle suure Euroopa kaardi, siukse detailse. Et plaan on siuke siis, et panna Soome papp alla, siis kork peale ja siis korgile peale see Euroopa kaart liimida. Et siis niimoodi teha, et kui me nüüd hakkame sõitma, siis me kogu aeg mingi markeriga või asjaga tõmbame jutti järgi. Et selle teekonna, mis me läbisime selle päeval, selle joonistab õhtul kohe siis markeriga kaardile. Ja siuke idee on veel, et tahaks äkki instant kaamera osta ja siis nööpnõelaga panna neid pilte näiteks iga päeva lõpuks või mitte võib-olla nii tihti, et äkki läheb liiga täis siis. Aga igatahes hakata pilti tegema niimoodi märkima, et mälestuseks. Et siuke mõte on. Ma pole veel seda vara ostnud, aga ma teen juba aluse valmis koos korgiga. Et siis on vähemalt valmidus olemas. Ma ei ole veel selle instant kaamera asjust täiesti kindel. Et ma saan seda mõelda edasi. Aga jah, praegu ma jõudsin tööle nüüd ja hakkame siis vaikselt ehitama ja mõtlema, kuidas liimida ja millega liimida ja kuhu see pärast panna kõik ja siuksed asjad. Aga davai, näeme juba töökodas. Töökojas! Nüüd on mul vaja siis natuke lühemaks lõigata. Ma väga palju ei taha teha, ma teen arvan mingi nii palju lühemaks, et siis see ala jääb nagu, kuhu ma saan pilte veel panna, eraldi nagu. Aga ta on natuke liiga lai. Ma arvan, ma lõikan teda mingi 10 senti äkki midagi siit alt ära. Selline see jääb. Ma lõiksin natuke veel maha, sest ta jäi liiga lai. Aga siin on siis see ala, kuhu lähevad pildid, mis ei lähe kaardi peale. Võt siuke ala. Et nüüd paneme korgi. Lõikame selle valmis ja liimime esimesena siia peale. Ja siis see läheb korgi peale. Esimene tükk on küljes. Hermetsiga läks. Jäi isegi päris hästi juba praegu hoidma. Ma mõtlesin, et ta tuleb siit kergelt küljest ära, aga õnneks hoiab. Ja nüüd ma lõikan siin siis selle teise tükki välja. Võib-olla ma tegin natuke lollisti. Võib-olla oleks pean kohe sellega lõikama. Loll pea on ihunuhtlus või kuidas öeldakse. Proovime siis lõigata siia ka tükki välja. Ja siis liimime ära. Ja hakkame äkki kaarti peale panema. Okei, guys. Natuke kole jäi siit. Ma panin see kiirliimi, et ta hoiaks rohkem koos. Äkki ma pean teistpidi üldse panema, kui siin on mingi see loll oht. Seal ei ole. Jah, äkki panen teistpidi. Aga nüüd ma pean siis lõikama hakkama põhimõtteliselt seda kaarti vist. Ma ei tea, kuidas ma teen. Ma ei tea, ma ei taha, ma kardan natuke seda teha. Äkki läheb persse ja siis on küll jama. Aga proovin. Siuke teab, päris hästi sai peale õnneks. Et ma täiega põdesin, et siin läheb see pekki, aga ta on suht ilusti peal. Teibid maha ja ongi korras. Kõik pikemad äärad lõiksin ära, metalläärad lõiksin ära üle alt. Ja nüüd ei olegi muud kui koos. Ja lühike osa. Ja kiire tee. Ma ei tea, mis ma mõtlesin, kui ma ütlesin, et kiire lühike osa tuleb. Ju ma mõtlesin seda, et mul sai see töö valmis. Liimisin Euroopa kaarti plaadil ära ja ongi kõik, aga ei ole. Siin on veel tööd teha. Ma lõikasin selle täpselt nii laiaks, et ta läheks siia ülesse. Ja
ja ma ei näidanud, kuidas ta hakkab siin olema, aga igatahes siia üles ta läheb ja siis teeb siia eest nende käetugede peale, mis iganes asjade peale. Ja ma peangi siia mõtlema mingi süsteemi välja, kuidas ma seda kinnitan sinna. Või noh, mis ma teen sinna, et ta sõidu ajal siit, kui ma pidurdad, et see edasi ära ei lendaks. See on esimene asi. Ja siis ma ostsin uue aku, see on AGM aku, et seda võib toas ka hoida. Kui ta laeb, siis ta ei tekita mingit gaasi ega midagi. Ja natuke ohutum. Mul praegu on, see kuhu ma seal panen, seal on tavaline aku. Mul on õhutus küll välja viidud, aga noh, kindlam on, kui on siuke aku, mida võib kasutada toas. Ja see vana aku on suht läbi ka juba omadega, nii et miks mitte uus aku siis panna. Võtsin täna abilisi ka kaasa. See juba siin kuskil möllab siin. Noh, mis sa teed siin täna siis? Ta aitab mul asja teha, nagu ikka. Vot, aga hakkame siis asjadega pihta. Üks käepidev maas. Läheb, siin on natuke tume on, aga ta läheb siia niimoodi. Natuke ma pean painutama nüüd seda rohkem nagu kaarjaseks. Kaareks. Ja siis ta läheb siia. Ja alt painutan pärast, kui ta küljes on, siis ma painutan selle otsa sirgeks. Ja sinna pool samamoodi. Aga praegu ma võtan teise poole ka maha. Ja siis painutab ära need kaareks, kaaremaks, mingiks sõnaks painutame need. Ja paneme külge, siis painutame sirgeks, siis lähme otsime mingit puidutükki, millega me paneme siis selle siia paika. Mis sa arvad, Holden? Teeme ära või? Ma arvan ka. Teeme ära. Ja kas istuvad siia? Noh, väga hea, natuke rohkem on, aga sellest pole hullu. Ja proovime teist ka. Teine läheb ka samamoodi ilusti. Põhiline, et vastu seda polstrit väga ei käiks. Nüüd ma proovin neid kinni siia, siis painutan ülesse ja siis lähen otsin midagi. Siis ma hakkan uusi mõtteid mõtlema. Ma leidsin siukse lauajupi. Nüüd on sealt sinnani on 114 senti. Ma märkisin selle ära. Ma saan siit tüki välja ja proovin. Holden aitas ka natuke. Mõtles, et teeb siin, hakkab lõikama siit liik lühikeseks tahtis teha. Aga noh, see jääb siia, siis on natuke Holdeni tööd ka ikka autos. Et ta läheb nüüd niimoodi. See tükk. Ma arvan, paneb selle siia niimoodi. Et siis ta võiks hoida. Aga nüüd on vaja seda vaadata, et kas see kaart üldse see läheb, kui see paigas on. Ma väga kahtlen. Sellega ongi üks väike jama, et kuidas ma panen selle siia, kui ta siin on paigas. No, ma toon kaarti ja panen ta paika ja vaatame edasi. Nii, nüüd ta on siin paigas, siin üleval. Tagant on siit vastus. Ja plaan on siuke, et kuna ma ei saa seda niimoodi, ta peaks siin ikka päris kindlalt olema, et ta ikka, kui isegi tagasi liiguks, et ta ei kukuks siit alla, siis lasen siia selle ette, nagu mõtlesin. Niimoodi. Siis ta ei tule edasi ka. Ja siit puuriks äkki auku suuremaks. Ja paneks, mis need on, need liblikad või need krutid kinni. Siis on hästi hea kerge. Et võtab selle tala siit küljest ära. Siit ja sealt on liblikagi kinni, krutid lahti, võtad tala ära, tõmbad selle alla ja ongi korras. Ma arvan, et see tundub kõige lihtsam lahendus. Ja, käime poes ära ja näeme juba siis, kui ma olen tagasi ja mul on need asjad olemas. Davai. Poes käid liblike pollid olemas. Kahjuks ma ei leidnud siia liblik mutreid otsa, kuueseid. Et ma otsin lihtsalt mutreid siia. Ja siis ma ostsin sihukest asja. See läheb nüüd selle kaardi nurkadesse, ääred kõik täis.
et siis ta ei rebiks seda kaarti lahti ja siis ma saan nagu vabamalt siia üles seda panna niimoodi, et ma ei pea muretsema, et kui ta hakkab kuskil vastu lage hõõruma, et ta tõmbab selle kaardi lahti. Aga selle ma panen tööl liimiga. Ma lasen nüüd siis need tükid kokku. Ja ongi koos. Nii kerge ongi. Ta liigub siin natuke, aga ta ei saa nii kaugele taha liikuda, et see välja tuleks. Pealt on mutter, alt on liblikas. Selle keerab kinni. Tagant on. Ta liigub nii palju siin. Aga see on täpselt nii palju, et ta ei saa ära tulla. Siit ei olegi näha palju seda on, aga nii on hea, ma arvan. See on Holdeni ketted ja see on Holdeni trademark seal, et see peab jääma. See on valmis siis. Mis me nüüd teeme? Paneme aku või? Vahetame aku ära all. Äkki kõik on näinki veel, mis seal all toimub. Kohe näete, mis akust ma räägin. Aga ma võtan selle välja ja vaatame. Nii. Seal on aku. Siin on inverter. 220. Kõik on suve. Läheb siia plaks ja 220 volti. Aga ma vahetan selle aku siit ära ja nopin välja. See on koos, istmed tagasi. Kõik juhtmed said õigesti, ma loodan. Siin on natuke kole juhtme pundar. Aga see pole hullu. Mis veel? Nüüd on siin juba, need ma olen juba järsku külge pand, siia selle alumiiniumriba ja siia poole ka. Need on küljes. Miks te ei näinud seda? Sest et ma suutsin kõik materjali ära kustutada kogemata. Kuna Windows lubab sihukest asja, et kogemata vajutad valet nuppu ja asja ja siis on kadunud ja te enam tagasi ei saa oma faile. Nii, ja siis, ma filmisin seda, kui sinna pandi värgid, siis ma hakkasin tegema kanistritele raami, kus hakkab vesi sees olema ja see materjali ka kõik seal. Et nüüd te näete, ma panen siin käima, ma loodan enda jutu taustaks, mis ma tegin siis. Et siin oli see raam mul juba põhimõtteliselt valmis tehtud, ma panin sinna, tegin need ristid sisse, et ta veel jäigem oleks. Ja siis mõtlesin juba, et kuidas seda tagaratta külge kinnitada. Lõpuks mõtlesime üldse, vaatasime, et see jääb ikka päris kaugele sealt tagant välja rippuma, et äkki paneks seda sinna. Proovib kuidagi mujale panna. Siis mul tuli mõte, et paneks selle katses raami külge, ta hakkab sealt alla rippuma. Siis ma mõtlesin, et millega ma selle sinna rippuma panen, et niimoodi kinnitan. Läksin poodi, ostsin mingid S-kujulised, mingid kronsad ja siis ma poes käigu ajal mõtlesin juba, et ma peaks selle ühe kohaliseks tegema üldse. Miks ma 2 kanistrit seal hoian? Esiteks 2 kanistriga on see nii raske, ma ei jõua seda 40 liitrit raami tõsta siin ülesse. Ja siis ma läksin tagasi tööle ja hakkasin lühemaks tegema. Või ühe kohaliseks. Ja pluss siis on, kui ta katusel on see tuuletakistus ka väiksem kohe. Saan nüüd mõlemad lapiti panna, siin üks saab tühjaks, panen teise kohe, niimoodi saab vahetada neid seal üleval. Ja siis mis ma tegin, lõikasin pooleks ja keevitasin uuesti kokku kõik, nii kerge oligi. Tegin need kronsad sinna otsa, panin nad natuke viltu, et kui ta seal üleval on, siis see kanister oleks veits ettepoole kaldunud, et saaks rohkem vett kätte sealt. Või kõik vee võiks kätte saada. Ja panin need kujud ja nüüd saab ülikergelt seda sinna peale tõsta ära võtta. Kanistritele ostsin kraani ja mutri. Need väga sinna ei sobinud siukse mõttega, et sees poolt panna mutter ja siis väljast kinni keerata. Ja siis tuli Tanelil mõte, et joodame. Kuna mutter on vase, siis saab tinaga selle külge sinna joota. Jootsin mõlemale tünnile mutrid külge ja nüüd on korras. Nüüd on vaja toruteibiga panna kraanid külge. Ja nii kerge ongi. Aega läks terve päev, aga asja sai. Nüüd viimane asi, mis veel sõitu takistas, oli see kardaani julla. Ma ei tea, mis asi see on. Igatahes see juba loksus nii räigelt, see rist seal sees, et mul oli uus vaja tellida. Täna sain kätte, panin uue risti selle külge ja põhimõtteliselt oleme stardiks valmis. Stardiks ei ole veel valmis, sest et asju on vaja nii palju pakkida. Mul on siin autos juba siuke seapesa. Kõik on see vaja ära kuristada.
ja asjad sisse tõsta ja saab minna lõpuks. Et ma ei tea, rohkem ma ei oska praegu midagi öelda, et lõpetame ära siis. Muidu tuleb liiga pikk jutt siia lõppu, et palun likeige, palun subscribe'ige ja palun share'ige ja siis, nagu teate, olen mina õnnelik, on Birgit, on Holden, olete teie eriti õnnelikud ja me kõik oleme koos õnnelikud. Jah, mingi veits gei jälle. Lõpud kisud nii keiks ära. Aga näeme siis järgmiste tegemistega ja davai. Tšau!